kes ei huvitu oma tselluliidist piisavalt, ütleme niimoodi. Tegime road tripi. Nõme on nagu, et saad kellegest mingid asju siis müüd maha. Ja siis ma võitsin selle suvine hea peale visata. Sest andke andeks, noh. Suvine õhtusöögi soovitus. Tšau! Uus vlog. Tuju on hea. Ilm on ilus. Kusjuures me oleme nii kaua Eglega oodanud rannailma, et saaks lastega randa minna. Kuidagi kogu aeg, no üks päev lihtsalt käisime, oli niimoodi, et isegi Egle pidi juba tulema, aga siis ma kirjutasin talle rannast, et kurat, et kus tuled võtta kampsun kaasa. Tuul oli nii suur lihtsalt, see oli meeletu. Lapsed muidugi käisid ujumas ja olid rahul selles mõttes, mul on hea meel, et me ära käisime. Aga mul oli külm. Ja nüüd on niimoodi, et täna nagu vist lubab mingit rannailma. Kusjuures edasi nagu lubab jällegi, et on vist sadama ei hakka, aga nagu kraadid on ikkagi vähem. Et aga tänaseks mul on plaanid nagu, et need Northern Beauty, mis saatis need retuusid mulle kunagi ja selle rulliku, seda rullikut ma nagu megalt kasutan ja olen väga rahul. Aga nende tselluliidi retuusidega on see asi, et ma olen aru saanud, et ma olen siuke inimene, kes ei huvitu oma tselluliidist piisavalt, ütleme niimoodi. Ma ei ole täheldanud tegelikult, et mul seda väga meeletult oleks ja see, mis on, see mind ei häiri ja ma arvan, et ma ei taha, et nad nagu raisku läheksid, siis Mari-Liis tundis huvi, et äkki ta võiks proovida. Nii et siis on tegelikult nagu lootust ka, et me saame teada päriselt, kas see töötab või ei tööta, sest Mari-Liis on hästi selline, kui tema midagi pähe võtab, nüüd viimased 5 aastat käib 4 korda päevas jõusaalis näiteks. Või, vabandust, nädalas. Aga igal juhul, tema on väga selline tubli inimene. Tema saab hakkama need retuuside katsetamisega paremini kui mina, nii et need ma viin ära lõunal. Siis ma leppisime kokku pesamunaga ühe playdate'i, mänguka, saame kokku ühe Rando sõbranaise ja tütrega ja teeme midagi. Kuigi ma ei teagi, nagu mõtlengi, et mida me teeme, ilm on tõesti rannailm nagu. Aga nemad on harjunud nagu suures rannas käima ja mina nagu suures rannas ei viitsi väga käia, aga no ühesõnaga kokku. Eile õhtul käisin Periti juures. Peritil on see uus uhke grill, see muna mingi grill, ma ei tea. No tal mees tegelikult sünnipäevaks küsis eelmine aasta raha ja siis sõprade käest ja kõigi käest ostis selle. Ja siis me tegime purkse. Ja üldse pärast lapsed käisid ujumas jões. Nii mõnus oli, jõe ääres oli lihtsalt nii ilus. Ma oleks seal isegi kauem istunud, aga täna ma teadsin, et ma pean ärkama ja Rando viima tööle, et ma saaksin auto endale ette, kuna mul on vaja sõitmisi ja edasi tagasi. Ja siis jah, natuke chillisin selle jõe ääres, aga nad läksid ka ära selles mõttes, et lapsed ujusid ära ja siis nii oligi. Aga lihtsalt mis lahe oli see, et ma eile panin õhtul üles selle video. Ma rääkisin ka seal, eelmine video siis ilmselt teie jaoks, et ma statistikast vaatan, et lõpuni nagu põhimõtteliselt ei vaata keegi videosid. Ja siis ütlesin, et kes lõpuni vaatas, pange kommentaari valge süda. Ja issand, kus hakkas, minu pisikese kanali jaoks ikkagi kommentaare tulema nagu nii paljud inimesed vaatavad lõpuni ja võtsid vaevaks selle valge südame panna sinna ja issand, kus te tegite mul tuju heaks. Tegite mul tuju nii heaks selles mõttes, et ma olen ju rääkinud, et see motivatsioon neid videosid teha on puhtalt teie nagu kommentaarid ja tagasiside, et selles mõttes väga lahe. Siis
siis ma tegin natukene kapi sorteerimist, pärast äkki näitan vilksamisi teile need asjad, millest ma loobuda olen üritanud. Ma tegelikult mõtlesin jagasse müüki panna, sest ma vahepeal jõudsin nagu arusaamisele, et jagasse tuleks panna müüki nagu rohkem asju, kui sa tegelikult müüa tahad. Sellepärast, et siit vahel ei ostetagi mitte midagi ära, eks. Ja lihtsalt, et kui on mõni asi, millest nagu tunded, et väga ei tahaks loobuda, siis paned lihtsalt kallima hinnana. Kui ei osta keegi ära, siis sa ei pea sellest loobuma ja nii edasi. Aga pikalt kogu selle teadvustamise peale on see, et ma ikkagi ei viitsi vist panna neid müüki, et võtan täna kaasa Mari-Liisile. Tal on peres naisterahvaid, siis ta saab Eglale näidata, Eglal on peres eks naisterahvaid ja võib-olla nad saavad sealt endale siis midagi. Siis neile meeldib, siis need on põhimõtteliselt sellised asjad, mis ei istu mulle siis nagu lõike mõttes või ei ole päris õige suurus või värv ei ole nagu ideaalne. Ja selles mõttes ma arvan jah, et see on hea, see sõprade vaheline taaskasutus mulle nagu hästi meeldib, et seda me oleme teinud palju kordi paljude erinevate sõpradega. Et saad nagu uusi asju, kellegi uus on, kellegi vana on kellegi uus ja teate küll need asjad kõik. Aga nüüd ma ütlesin, koju ma pean vaikselt tegema, sest naabritel on lapsed külas ja lapselastega, beebidega ja nad panevad need beebisid magama siin maja ees. Ja siis peab mega vaikselt olema, ma just mõtlen, et peab vaatama, et mul koerad nüüd karjuma ei tule siia. Aga ma ei tea, ma ei saa neid kinni, ma saan need kinni hoida toas, kui ma tahan natuke aega. Siis ma mäletan ise seda aega nii hästi, kui lapsed olid beebid ja siis samamoodi siin panin neid magama, eks. Ja see on nagu selline külaelu, et mõtled, et kõik mega nagu vaikne ja rahulik, aga siis ongi see, et mingi koer augub, keegi niidab, keegi saeb, keegi ehitab, keegi, ma ei tea, remondib, keegi teeb talvepuid. Ja see ajas nii pingasse, kui oli väga palju vaeva näinud, et beebi magama saada ja siis mingi asja peale üles särkas. Ehk et nüüd ma üritan mega vaikselt olla nii kaua, kui neil külas on siin need. Aga jah, ma lähen nüüd tuppa. Nüüd peakski siis, ma pean nüüd tööasja ära tegema. Vist ma vaatan üle need kuupäevad, kas ma pean seda täna tegema või. Ega homme parem ei ole. Täna reede õhtu Rando juba ütles, et on ilus ilm ja et tahaks kuskile minna midagi teha, kas külla minna või õue minna või randa minna. Mulle ausalt öeldes endal on suhteliselt nagu uni. Mul ei ole tegelikult sükest tunnet praegusel hetkel, et ma tahaks hullult kuhugi minna, aga selles mõttes, et kuna neid suviseid nädalavahetusi on nii vähe ja me Randoga tegelikult koos saame väga vähe teha. Tegelikult me pidime see nädalavahetus minema õe juurde. Tähendab, ühe õe juurde, sest teisel õel on seal samas, kus ta elab, lähedal on näitus avamine. Õde on mul kunstnik. Väga uhke. Ühesõnaga, mis tegelikult mul natukene praegu isegi tuli pisar hakkas tulema, sest et me ei saa minna. Sest et nädalavahetuse me peame panustama siia sellesse vannitoa remonti. Sest et meil on väga, ma ütlen see, täiesti kõik vaja siin lahti võtta ja teha, et ei jõua. Nädalavahetused saavad otsa, suve nädalavahetused saavad otsa, nädala sees Rando on tööl kogu aeg. Augustis tahaks tegelikult ju maja soojustada ära. Ühesõnaga, selline natuke kurv lugu. aga ma usun, et neil on kindlasti nii tore seal mul nagu nõmekas, et minna ei saa, aga ma pole veel tegelikult kirjutanud, et mis minna, ma pean kirjutama sellepärast, et ma ei taha lihtsalt kirjutada, et ma ei saa jälle tulla mingile asjale. Võt, aga jah, ma nüüd
lähen tuppa ja vaatan ära, mis asjad on ja mis plaanid on ja siis vaatame, mis edasi hakkab saama. Sest tegelikult mul on siuke tunne, et ma olen alles väsinud nagu eelmisest nädalavahetust. Eelmine nädalavahetus me käisime ju seal Lääna-Jõesuus Rando sõbra juubelil ja hakkasin suure hurraaga vlogima, kui me minema hakkasime ja siis ühe klipi võtsin sealt. Mis see on see? Mis selle koha nimi on? Ei tule meelde pärast, kui tuleb, siis tuleb. Aga siis see oli kõik. See oli absoluutselt kõik, mida ma selle nädalavahetuse jooksul filmisin. Sest et ma ei taha ka nagu inimesi filmida, sest et ma nagu, kes te olete vaadanud, teate, et tegelikult nagu mul on mingisugune punt häid sõpru, kes ma tean, et kellel ei ole midagi selle vastu või nagu kes videotes mul on. Aga ülejäänutega on see, et kes ei ole nagu nii nagu pestikad. Aga isegi head sõbrad või nii, aga ikkagi ma nagu ei taha küsida, et kas ma võin umbes filmida, vaata, sest see on nagu see, et miks ma panen inimesed sinna olukorda. Äkki nad ei taha ja siis nad äkki, ma ei tea, tunnevad halvasti, et nad peavad ütlema, et nad ei taha ja ühesõnaga ma üldse ei lähe sinna. Ja sellepärast ongi nagu mingid Rando sõprade üritusi ma ei hakka üldse filmima, aga üldiselt oli jumala oli see Keilas, käisime söömas, ma ei mäleta, mingi pubi seal kiriku kõrval ja Rando sõber nagu juba 4 läksime, Rando sõber ja sõbra naine ja mina ja Rando ja tegime road tripi ja siis see sõber rääkis alguses peale juba, kui minema hakkasime tagasi tulles, lähme sinna pubisse, issand, seal on umbes nii hea, hullult kiitis, vaata. Ja ei oligi normaalne, aga lihtsalt seal oli jumal naljakas olukord oli see, et tellisime toidud, mingi naine kogu aeg, või üks naisterahvas kogu aeg teenindas meid, kõik oli väga chill ja siis, kui hakkas söögid nagu jõudma pidin hakkama, siis tuli mingi mees meie laua juurde nagu ka töötaja, keda me ei olnud näinud ja me nägime, et ta tundis ennast nii ebamugavalt. Ja siis ühesõnaga tuli, pikalt oli see, et Rando sõbra söök oli viidud kellegi teise lauda ja nad tulid lihtsalt ütlema, et kas äkki, siis ma saan aru, et see, mis üle jäi sellest teisest lauast, et kas äkki umbes ta on nõus selle võtma ja ära sööma. Aga kuna, see Rando sõber ja sõbranaine on ka nagu üli-chillid inimesed, ja nad on ka hästi sükst easy-going, hästi lihtne ja tore on nendega koos olla alati. Ja nemad ja meie kõik me võtsime seda jumala nagu naljana või niimoodi. Ja muidugi rahustasime seal, kõik vabandasid ja kõik asjad, Lihtsalt ma mõtlen, et nagu, ma ei tea, kelle äriidee see oli, et lihtsalt nagu, ma ei tea, tee uus, vaata. Aga meil on, et see oli nagu kohe valmis ja niimoodi, ja. Mõnes mõttes saan aru sellest loogikast, see oli väga naljaks ja see ei ole nagu absoluutselt ei ole mingi nagu shade, sellepärast, et kui seal tegelikult oli rahvast ja igal pool võib juhtuda ja ma ütlen, meil on nagu savi, meil on reaalselt savi. Ja minu ja Rando söökide ja jookidega oli kõik väga hästi ja Rando jättis jutsi ja kõik asjad. Aga lihtsalt, et ei tahaks ise ka olla olnud see mees, kes peab minema sinna laua juurde ütlema, et kuulge, et viisime teie söögi teisele inimesele ja nüüd umbes sööge see teiste inimeste söökare. Ühesõnaga, me võtsime seda kõik väga vabalt ja lõbusalt ja selles mõttes täiesti võiks sinna tagasi minna, sest tegelikult nagu olid okeid söögid. Rando oli väga rahul ja kõik olid tegelikult väga rahul. Lihtsalt naljakas nagu. Aga ma ei tea, nüüd ma ei tea, kuidagi jälle jäin teiega lobisema, aga jah, vaatame siis, näitan teile varsti, mis ma omal kapist välja sorteerisin. Nii, jõudsin kaubamajaka juurde, lähen Mari-Liisile ka lõunale, aga ma mõtlesin, ma näitan siis teile natuke, ma ütlen, ega siin väga hea jälle, ma natuke, tahab poole. Kõigepealt võtsin need Northern Beauty retuusid, siis ma loodan, teile üldse näete midagi. Siin päike selja tagant. Sellised nupsud on sees ja siis loodetavasti aitavad selluliidi vastu. Hoiame kätt pulsil, Mari-Liis annab teada. Ja nüüd siin kotis, mis ma panin neile kokku, Eglale ja Mari-Liisile riided ära anda, siis
ausalt öeldes mul nüüd juba puudub igasugune ülevaade, kelle käest ma olen midagi saanud. Võib-olla selles mõttes ongi parem, et ma ikka tuttavad aegalt toovad riideid või annavad või mida mulle või lastele ja üldiselt võib-olla ongi mõistlik seda edasi anda, et mitte müüa. Siin on muidugi asju ka, mis ma olen ise ostnud, aga siis nõme on nagu, et saad kellegest mingid asju ja siis nüüd ma äri idee. Aga ühesõnaga, siuke jakk kapuutsiga ja ta on nagu selles mõttes huvitav, et ta on hästi armsad detailid. Nööbid, siis kapuuts on sees, siuke lilleline ja ma siuke firma jälle null mälestust, kust kohast ma selle saanud olen. Üldse ei tea. Sisetretuusid, mis ma tegelikult sain Mari-Liisi käest kunagi. Enne seda, kui ta oma jõusaali seda karjääri alustas, siis tal olid need väiksed. Ja ma arvan, et me oleme jõudnud äkki ringiga sinna, et ta saab need jälle endale, sellepärast, et ma nagu ei ole väga neid kandnud. Siis mul on need teksad, mis on suureks mulle jäänud. Need on tegelikult mulle hullult meeldivad, need on siuke hall, nagu mulle meeldib. Ja siis on lõhkised ja siis on selle kummiga, et nad on nagu hästi mugavad. Ma kunagi minu meelest võitsin kuskil mingi e-pood tegi jälle mingit Facebooki loosimängu ja siis ma võitsin selle ja sain valida endale Texas püksid. Siis selline jakk, nagu siuke kolledži jakk, hästi suur. Voova käest sain, kui ta siin enda kapitühjendust tegi. Mammu arvas, et ta tahaks, aga siis ta ikkagi ei kandnud seda. Siis sukapükse, 3 paari, sest mul on väga palju sukapükse kogunenud kuidagi. Siis siuke maika, suvine, hea peale visata. Mul lihtsalt on neid piisavalt. Siis see särk, mida ma kunagi endale tellisin. Miki särk. Nii on palju parem näha. Aga ma lihtsalt reaalselt ma ei kanna seda. No. Ma lihtsalt reaalselt ei kanna seda. Et pole raatsinud nagu ära anda. Lapsed pole tahtnud endale. Siis ma ostsin kunagi see nagu pükstükk. Siuke pikad püksid ja see. Ja reaalselt vist olen kandnud 1 või 2 korda sellepärast, et ma ei tea, mille pärast. Esiteks on ebamugav, et kui näiteks tualetti lähed, siis pead, ma ei tea, paljaks koorima ülakeha. Peakski seda siin niimoodi hoidma. Siis mu jõulukleit, mille ma tellisin kunagi, on üldse lihtsalt on mulle suur reservdi oma ja siuke tumeroheline rüüsidega. Ja hästi selles mõttes ilus. Issa ma tahaks nagu midagi teha, aga siin ei saa. Lihtsalt andke andeks, ei tea ka üldse, aga see on üldse nii huvitav ka, aga siis on seelik jälle samamoodi. Kunagi see Pink Love oli, kus ma tellisin siis, kui ma olin rohkem kaalusin, seal oli hästi lahedaid asju. Ploomililla siuke eest nööpidega. Suureks mulle jäänud. Siis on see, mida ma olen müükinud, ma olen Kessi oma tutikas pole kordagi kandnud. Eest selline, tegelikult ma peakski selle ja siis lühikesed püksid nagu, või siuke ka ühes tükis. Peaks tegelikult maha võtma, minust mul on jagasse müügis. Siis üks kleit pikkade varrukatega. Selline musta nagu leopardi mustriga natuke ja varrukad on niised lilledega. Mul on lihtsalt selliseid. Siis on üks Nike T-särk, roheline ja millegi pärast, mulle tegelikult nagu see värv isegi meeldib, aga millegi pärast ei mina ega keskmine mul, kelle suurus see on, kuidagi nagu, ma ei tea, ei ole tahtnud kanda. Siis on üks teksaseelik, mis on mulle hullult meeldib. Ta on ees nagu katki läinud, aga see on nagu lõhik jääb jala peale. Aga see on mulle kitsas natuke, nii et võib-olla Egle tahab. Siis on üks kleit, mida ma olen 1 korra kandnud ja mulle hullult meeldib. Ta on selline õlad
nagu rüüsidega ja õlad lahti ja siis tavaline selline teksa, aga ta on jälle tegelikult, miks ma teda kandnud ei ole, ta on hästi suur mulle. Siis see, mis ma tellisin hiljuti kevadel, mõtlesin, et see on nagu kimono, et seal lõpetamiseks nagu, aga tegelikult ta ei ole nagu süke, millega lõpetamisel oleks saanud minna ja ta on rohkem nagu süke hommikumantli omaga, te olete näinud ka just ühes videos, mul on nagu taoline hommikumantel, et mul ei ole pointi lihtsalt mitut hoida. Siis üks must kleit, ma ei tea, kust ma selle saanud oleme, Molo oma, väga kena, aga näed, ma ei saa nii üldse näidata. Väike mulle. Siis see punane kampsun, mille ma ostsin New Yorkerist sügisel äkki. Hästi mõnus, pehme. Ja vaatan korraks äkki siit on parem. Nüüd hakkan siis siit näitama ja siis tuleb välja, et on parem ja terve see ülejäänud oli tuksis. Nii palav ma panin aknad kinni, mul on nii palav. Hästi pehme ja mõnus, aga ta on väike mulle. Selles mõttes, et ta kisub ülesse ja ma ei saa nagu ta kanda. Ja siis ühed teksad, mis panin üks päev jalga, sest need on siuksed täpselt nagu sirge laia lõikega ja hästi nagu mõnusad nägid välja. Aga kui ma nad jalga panin, mul oli tegelikult kiire, ma jooksin koosolekule, tõmbasin nad jalga ja jooksin. Ja siis ma sain nagu aru, et esiteks nad on mulle lühikesed, teiseks nad on kitsad. Mari-Liis helistab.